Ennem kui projekt viidi ellu, Narva Keskraamatukogu töötajad käisid Siivertsi kalmistul, et vaadata ning hinnata kalmistu seisundit ja territooriumi. 1867. aastal kinkis kaupmees Ferdinand Klemts oma mõisa Ferdinandshof küljest Narva Eesti kogudusele 1200 ruutsülde surnuaia alla. 1873. aastal ehitati surnuaiale kabel, mis maksis 141 rubla ja 6 kopikat. 1907. aastal otsustati koguduse koosolekul surnuaia ümber umbes 50 sülda kivimüüri teha ja osa sellest müürist saab näha ka tänapäeval sõites mööda Narva ja Narva-Jõesuu teed. Narva Keskraamatukogu algatas Eesti Raamatukogu hoidjate ühingu toel projekti mälestiste radadel. Projekti eesmärk oli Siivertsi piirkonna ajaloolise kalmistu korrastamine ning Narva linna ajaloo säilitamine ja uurimine, materjalide kogunemine ning talletamine, kaasates nendesse tegevustesse Narva kooliõpilasi. Samuti projekti olid kaasatud ka täiskasvanud Narva linna elanikud. Kalmistu, mis kuulus Narva Peetri kogudusele ja tänavu tähistab 155 aastat asutamisest, ei olnud hästi hooldatud ja nõudis tähelepanu. Paljud hauakivid on halvas seisukorras, aga nad on mälestusmärgid. Projekti käigus koguti hulgaliselt fotosid ja teavet kunagi Narvas elanud inimeste kohta. Tänavu täitus novembris 135 aastat kihelkonna jaoks ehitatud Narva Peetri kiriku pühetsemise aastapäevast. Kirik pole säilinud, sellele kohale on paigaldatud mälestuskivi. Projekt koosnes mitmest etapist, kus noored said tegeleda nii heakorrastusega värskes õhus kui loominguliste tegevustega. Esimese etapi eesmärk oli ajaloolise 19. sajandi Siivertsi kalmistu heakorrastamine. Koguduse üks tuntumaid pastoreid Tannenberg on maetud sellele kalmistule. Uurides selgus, et sellele kalmistule on maetud teisi tuntud linnakodanikke, näiteks linnapea Jaan Lust perekonnaga ja teised. Näitusele välja pandud materjalidest saab nende inimeste kohta lugeda lähemalt. Hea korrastustöödega tegid noored kummarduse varasemate põlvkondade mälestusele. Õppisid paremini tundma Narva linna ajalugu ning koostasid Tatjana Klimena ühendamisel näituse ning voldiku. Projekti uudsus seisnes selles, et see viidi läbi koostöös Narva Noortekeskuse, Narva Noorte Meremeeste klubi ja Narva linnavalitsuse linnamajandusametiga. Projekti tegevus jätkub ajalooliste materjalide kogumisega, fotoklubi Narva mälestuskivide jäädvustamisega ning Narva Keskraamatukogu poolt andmekogu loomisega.